Tere! Täna uurime, milline oli elu Eesti mõisates. Mõisad tekkisid siia juba 13. sajandil, kui saabusid Saksa aadlikud. Mõisas sai kogu piirkonna keskpunkt. Seal koguti makse, juviti põllutöid ja elati hoopis teistsugust elu kui talurahvas. Mõis oli nagu väike maailm oma reeglite ja kommetega. Ühed vanimad tolleaegsed mõisad olid Kärkna kloostrimõis ja Padise kloostrimõis. Balti sakslased olid inimesed, kelle esivanemad saabusid siia keskajal Saksamaalt. Nad elasid Eestis väga kaua, mõnikord isegi 10 põlvkondi. Nad rääkisid saksa keelt ja pidasid Saksamaad oma kultuuri koduks. Paljud neist olid hästi haritud ja töötasid tähtsatel ametikohtadel. Nüüd vaatame mõnda kuulsat baltisaksast lähemalt. Michael Andreas Barclay de Tolly oli tuntud väejuht. Ta oli Vene armee kindral ja mängis suurt rolli Napoleoni sõdades. Tema nimi on kirjas ka Peterburi sõjamälestistel. Adam Johann von Krusenstern oli meresõitja, kes juhtis esimest Vene ümbermaailmareisi. Tema töö aitas koostada täpsemaid maailmakaarte ja avas uusi mereteid. Wilhelm von Struve oli kuulus astronoom. Ta rajas Tartu tähetorni ja mõõtis tähti nii täpselt, et tema tulemusi kasutatakse veel tänapäevalgi. Karl Ernst von Baer oli loodusteadlane, kes avastas imetajate munarakku. Seda avastust peetakse üheks olulisemaks sammuks bioloogia ajaloos. Margarete von Wrangel oli esimene naine, kes sai Saksamaal professoriks. Ta uuris mullaviljakust ja taimede toitumist ning tema tööd kasutatakse põllumajanduses siiani. Theophil von Bodisko oli kirjanik, kes kirjutas lugusid baltisaksa elust ja kultuurist. Tema teosed aitavad mõista, kuidas baltisakslased ise oma maailma nägid. Kõik need inimesed näitavad, et baltisakslased mõjutasid Eesti ja Euroopa teadust, kultuuri ja ajalugu väga palju. Mõis oli omal ajal väga suur ja mitmekesine majapidamine. Selle juurde kuulusid mitte ainult elumajad, vaid ka suured laudad, tallid, tõllakuurid, aidad ja sepikojad. Sageli asusid mõisa territooriumil ka väikesed töökojad ja isegi omaette tehased, kus valmistati mõisale vajalikke esemeid või töödeldi toorainet. Mõis oli kui väike iseseisev maailm, kus kõik vajalik oli kohapeal olemas. Põllutööd tegid peamiselt talupojad, kes harisid mõisa põlde ja hoolitsesid loomade eest. Samal ajal töötas mõisas palju eri ametitega inimesi. Sepad, kingsepad, tislerid, karjused, kokad ja teenijad. Igal ühel oli oma kindel ülesanne, mis aitas mõisal toimida nagu hästi korraldatud ettevõttel. Mõisnik pidi juhtima suurt hulka inimesi ja tagama, et töö sujuks aasta läbi. 18. sajandil teeniti mõisates palju raha liha, piima ja villa müügist. Need olid tooted, mida oli võimalik suures koguses toota ja mida linnades väga vajati. Hiljem muutus eriti tulusaks viina tootmine. Mõisates rajati viinaköögid, kus valmistati kvaliteetset viina, mida müüdi edasi Peterburi turule. See tõi mõisatele märkimisväärset kasu ja muutis viina põletamise üheks olulisemaks sissetulekuallikaks. Aadlikud elasid suures ja uhkes Häärberis, mis oli ehitatud muljet avaldama nii külalisi kui ka möödujaid. Hoone fassaadi kaunistasid kõrged sambad, avarad rõdud ja elegantsed terrassid, kus mõisapere võis soojadel päevadel jalutada või külalisi vastu võtta. Häärberi sisemus oli sama esinduslik. Kõrged laed, kaunid laemaalingud ja hoolikalt valitud mööbel
lõid tunde, et siin elab jõukas ja mõjukas perekond. Igapäevaseid töid aadlikud ise ei teinud. Selleks olid neil teenijad, kes hoolitsesid nii toidu valmistamise, koristamise, kütte kui ka majapidamise kõige väiksemate detailide eest. Mõisapere elu oli täis seltskondlikke tegevusi ja meelelahutust. Sageli korraldati pidusid, kuhu kutsuti naabreid ja külalisi kaugemaltki. Muusikat mängiti nii ise kui ka kutsutud muusikute abil ning õhtuid sisustati lugemise, vestluste ja kaartide mängimisega. Pargis jalutamine oli samuti oluline osa mõisapere päevast. Hoolikalt kujundatud alleed, lillepeenrad ja tiigid pakkusid rahulikku ajaviidet. Aastaajad mõjutasid eluviisi. Suvel elati maal, kus oli rohkem ruumi ja värsket õhku, talvel aga koliti linna, kus toimus aktiivne seltskonnaelu. Härberi ruumid olid avarad ja mitmekesised. Seal oli suur pallisaal, kus toimusid tantsuõhtud ja pidulikud vastuvõtud. Salongid olid mõeldud külaliste vastuvõtmiseks ja rahulikeks vestlusteks. Külaliste toad olid alati valmis ootamatute külaliste jaoks, sest mõisates käidi sageli läbi. Raamatukogu oli mõisapere uhkus. Seal hoiti väärtuslikke köiteid, mida loeti nii harimiseks kui ka meelelahutuseks. Kõik see lõi mulje elust, mis oli täis mugavust, ilu ja traditsioone. Panse mõis kuulus von der Palenite perekonnale üle 240 aasta. Nad ehitasid Härberi, rajasid pargi, palmimaja ja viinavabriku. Perekonnas oli palju lapsi ja paljud töötasid riigiametites või ohvitseridena. Palmse oli üks Eesti uhkemaid mõisakomplekse. Julie Hagen-Schwartz oli baltisaksa kunstnik, kes maalis umbes 500 portreed. Ta õppis Dresdenis, Pariisis ja Roomas ning reisis Siberisse, kus maalis loodust. Hiljem töötas ta Tartus kunstiõpetajana. Tema portreed kujutavad 19. sajandi teadlasi ja kultuuritegelasi. Kuigi mõisad sümboliseerisid talupoegadele ebaõiglust, tõid nad kaasa ka uuendusi. Mõisate kaudu jõudsid Eestisse triibukangad, puuviljaaiad, uued töövõtted ja isegi pagaritooted. Mõned mõisnikud olid talurahva suhtes sõbralikud ja toetasid koole. Tänapäeval on paljud mõisad muuseumid või koolid. Täna nägime, et mõisad oli palju enamad kui lihtsalt suured majad. Need olid kohad, kus kujunes baltisaksa kultuur, arenes põllumajandus ja kust jõudsid eestlasteni mitmed uuendused. Mõisate lugu on osa meie identiteedist ja aitab mõista, miks Eesti ajalugu on just selline, nagu ta on. Aitäh, et olid minuga. Kohtume järgmises ajaloorännakus.